tere, tere, tere. Ma ei taha kohe uhkeldada, vaata siin. Aga eelmine nädal ma annetasin hästi suure summa raha heategevuse jaoks. Ja põhjus, vaata, miks ma ei taha uhkeldada sellega, on see, et ta oli kogemata. No heategu siiski minu meelest on ju, aga ma ei tea, Facebookis tuli sponsoreeritud postitus Pesaleidelt, see on nagu üks kasside varjupaik ja siis tekst, et helistage meie annetusliinile, et siis saame kassidele osta toitu ja ravimeid ja mida iganes kassidel vaja läheb, on ju. Ja et siis siin on erinevad numbrid, et vastavalt numbrile siis on erinev annetussumma, on ju, et kui helistad näiteks 900-09-05, annetad 5 euri, 900-09-15, 15 euri, on ju. Ja ma mõtlesin, et tavai, ma leian 5 euri ikka kassidele, on ju. Siis ma võtsin telefoni, ma valisin 900-09-50. Ma jõutasin helista, hakkan kuulama, tunnen ennast väga hästi too hetk. Mõtlesin, et teeme head ikka, nii mõnus, teeme head. Mul polnud aimugi, et see tunne muutub kohe varsti. Ja siis sealt tuleb see, vaata see salvestatud sõnum, et aitäh, et helistasite Teli annetusliini. Teie annetussumma 50 eurot. Lisatakse teie järgmise kuu arvele. Ja ma kuulan seal samal ajal nagu. Ei, kuule, palun, ei! Ja ma teadsin, et ma kuulan salvestatud sõnumit, aga ma olin ikka nagu, oota, kas saab läbi rääkida veel või? Kuule, ma tõesti ei taha maksta, ma tulen niidan muru sul äkki või midagi. Lõhun puid, ma ei saa maksta praegu. No sest 50 eurot, ma ei saa kuu lõpuni süüa ju enam, vaata. See ongi see, et ma kaotan kogu aeg raha iga hetk näiteks. Hiljuti mul käis elektrik külas, on ju. Või ta ei käinud külas, me ei saanud torti koos. Aga mul pistikud ei töötanud köögis ja tuli elektrik kohale, tegi korda, on ju. Ja ma iga kord, kui ma seda lugu räägin ka, ma ütlen, et mul käis elektrik kodus, siis enamik inimesi kuulavad, vaatavad, jah, okei, davai, jõua pointini, on ju. Aga alati on publikus mingi paar tüüpi, kes kuulevad seda ja siis vaatavad mind hästi kettas pilguga lihtsalt. Miks sa ise korda ei teinud? Ja ma ütlen ka, miks ma ise ei teinud, on ju. Sest ma ei mõista elektrist mitte midagi. Ma ei saa sellest aru. Päriselt, ma ei tea isegi põhiasju elektrist. Sa võiks mulle öelda, et kuule, äkki korgid on väljas. Ma oleks mingi, et tahad pudeli avajat või? Nagu, mis see siia puutub, vaata, miks me pudeleid peame avama hakkama praegu? Kuigi too oleks väga eestlaslik probleemi lahendusviis nagu. Kurat küll, elekter läks ära. Mis teeme? Hakkame jooma. Siin muud teha ei ole, vaata. Aga ma ei häbene, vaata. Ma ise ei tea elektrist midagi. Ma helistasin professionaalile. Ma helistasin Eesti Energiasse, nad saatsid Kristjani kohale. Tuligi. Kristjan. Perekonna nime ei olnud isegi. Lihtsalt vesti peal kirjas. Eesti Energia, Kristjan. Mis on põhimõtteliselt nagu Rannamaja Toomas, vaata. Ainult, et ühiskonnale kasulik. Ja ta tuli, tegi kõik, korda pistikud töötasid, on ju. Mina ei hakka ju tegema. Ma võin teha mingeid lihtsamaid asju, ma pole mingi täis süldikäpp. Aga kui ma olin väike, mul ei olnud isa, kes õpetaks mulle asju parandama, on ju. Nüüd ma olen täiskasvanud vend. Kui mul korteris läheb midagi katki, ma ei tea, kelle poole pöörduda. Ma pean ise selle virtsaga tegelema, on ju. Ma pean YouTube'i minema, see on minu elu. Ma lähen YouTube'i, et õppida, kuidas asju parandada, vaatan mingeid õpetusvideoid, tutoriale, mingeid erinevaid kanaleid. Ma leidsin ühe hea kanali ka. Kanali nimi on Emily Fixes Things. Seal on mingi Ameerika chick Emily, kes mingi teeb videosid, et täna proovime siis akutrelli kasutada. Ja ma olen seal nagu subscribe. Ja siis ma alustasin algusest, vaatasin kõige esimest videot, tema backstory on siis see, et ütles, et miks ma kanaliga alustasin, on see, et mu abikaasa oli ehitaja, aga ta suri eelmine aasta vähki ja tema tööriistakast ja siia garaaži nurka vedelema. Ma mõtlesin, et nüüd ma olen üksi, ma pean ise hakkama saama, ma õpin ise asju parandama ja teen videosid ja õpetan ka teid. Ja siis ma vaatan samal ajal arvuti taga, et issand jumal, tal on mees surnud nagu nii traagiline, aga mulle päris kasulik. Ei, universum annab ja võtab, olgem ausad, Tal on mees hauas, mul on kardinapuud üleval see. Väga aus, väga aus. Väga. Hea kanal ka, ma soovitan kõik. Vaadake. Isiklikult mina teen kõiki parandusi kodus ainult Emily õpetuste järgi. Vahepeal neiu käib mulle pinda, et millal sa riiulid üles paned? Ma olen, et kurat, siis kui Emily video teeb. Rahune maha, on ju.
ma juba kirjutasin ka talle, kõik on chill. Ma tegin endale YouTube'i konto, vaata, et ma saaks Emily YouTube'i video alla kirjutada. Hey Emily, please next video, how put up shelves. Big fan from Estonia. Sorry you husband die. But also glad. Süda, baklažaan. Pannakse baklažaane, mina ei tea. Lükkasin ka ühe sinna lõppu, on nagu mahedam. On ju, jaa, aga elektrit ma ei hakka puutuma, sest ma ei mõista elektrist mitte midagi. Ja ma olen suht kindel, et elektrikud ise ka ei mõista. Nad ei saa tegelikult elektrist aru, sest kordagi ükski elektrik pole teise elektrikuga ühel nõul. Seda ei juhtu. Seda ei juhtu kunagi, et näiteks elektrik tuleb sinu koju, vaatab su elektrisüsteemi ehk siis tööd, mida teine elektrik on teinud. On ju, vaatab seda süsteemi on nagu kuradi hea süsteem, noh. Ei jah, siin, paremat süsteemi sa ei saaks küsida, lihtsalt silm puhkab kohe, tõesti, töö on kvaliteetne, professionaalne, kultuurne. Ei, see on alati, et ta vaatab seda. Kurat, pole elu sees midagi sellist näinud. Ma 50-aastase tööstaaži jooksul, ma pole sellist asja enne näinud. Ma ei tea, kus üldse alustada, sa pead maja maha põletama. Kristjan oli ka sama. Ta oli legit vihane, ta ütles, kes tegi selle sita? Ütle mulle, kes sellise sita tegi sulle, ütle mulle. Ma olen seal nagu, mitte mina. Emily neid elektrivideod ei tee, ma ei... Siis ta räägib ka, issand jumal, siin on ohtlik elada osa. Kuule, mis sa nagu ostsid selle korteri või üürid? Üürid, väga hea, saad veel põgeneda. Ja siin tuleb, kõik tuleb ümber teha. Ja siis ma ütlesin, kuule, tee vähemalt pistikud kõigepealt kord, tee põhiasjad, vaata, et saaks elada siin, on ju. Siis ta ütles, okei, ma teen hädavajaliku, on ju. Siis ta tegi kõik korda, ütles, ma tegin hädavajaliku töö praegu ära, on ju. Aga ütle korteri omanikule edasi, ütle kindlasti edasi, et siin on tööd veel nädalateks, on ju. Et siin on palju asju vaja teha. Ja nagu lollakas ma küsisin, mis siis vaja teha on. Ja siis ta hakkas rääkima mingit, elektriterminitest, on ju, millest mina midagi aru ei saa. Ma lihtsalt kuulan seal, kuidas ta räägib. Ja ütle edasi, vaata. Põhimõtteliselt see faas 1 tuleks asendada 4-taktilise faasiga, vedada varujaama, ja kõik juhtmestik tuleks asendada PVC 350 volti kaablistikuga. Et siis sa saad nagu alalisvoolu, vahelduvoolu ümber lülitada, kui vaja. Ja kõik ühendused tuleks ilmtingimata asendada tetraeder klemmidega. Et nagu ütle edasi. Ja mul oli see, et mu peas käis see, et ma ei saanud sittagi aru, mis Kristjan mulle praegu ütles. Aga mu suust tuli välja. Okei. Ma ütlen edasi. Ja midagi ma püüdsin nagu meelde jätta ja ma saatsingi korteri omanikule siis meili olukorra kohta. Saatsin väikese meilikese. Panin meili pealkirjaks. Vaat kus lops. Kirjutasin, hei, räägitakse siin, et see korter on lausa surmalõks. Elektrisüsteem on puhta lappes. 5 minutiga tuli vastus kohe, kirjutas, kindlasti see korter pole surmalõks ja elektrisüsteem on väga kvaliteetselt tehtud, sest Endel ise tegi selle. Ma kirjutasin vastu, et hei, Kristjan ütles, et Endel on kusik. Ta kirjutas, ma saadan Endli kohale. Ma kirjutasin, saada. Ja lisaks, kuna siin on ohtlik elada, äkki lase tüüri alla. Ta kirjutas vastu, et hei, tead, mulle su naljad enamasti ei meeldi, aga see oli päris hea. See on niuke, väga hea, niuke klassikaline Tallinna üürilise üürniku suhe, vaata. Aga tema kaitseks, ta saatis tõesti Endli kohale. Nagu selle tüübi välimuse järgi sa said aru, et ta nimi on Endel. Nagu ta 95-aastane ägisedes tuleb trepist üles, mingi 130 aastat elektrikuna töötanud lihtsalt nagu kutsetunnistust ei ole, aga 5-aastasest saati Siberis lihtsalt närinud elektrikilpe eluaeg, on ju. Vihane, 200-aastane tuli, ütles mulle, et poiss, kui sul siin majas on mingi probleem elektriga, sa kutsud minu. Sa ei kutsu kedagi väljast poolt. Mis nagu ma läksin päris närvi selle pealt, mis mõttest ma ei kutsu kedagi väljas poolt, mida see veel tähendab. Ma mõtlesin, et see on korteriühistu, mitte maffia, kurat nagu. Mis kuradi asi see on siin, et elektri asju lahendame pereringis, ka biš. Rahune maha, on Endel, on ju.
ta oli veel, et noh, mis see teine mees siin tegi midagi, jah, tegi mingeid asju ümber. Ma ütles Kristjan, jaa, ta seal ikka sättis mingeid värke, noh, mine vaata. Endel läks, tegi elektrikapi lahti, vaatas Kristjani tööd ja ütles, kurat, pole elu sees midagi sellist näinud. 200-aastase karjääri jooksul sellist asja pole varem näinud. Kurat, ma ei tea, mis sa tegema pead siin üldse.